Otsustasin sellepärast minna vahetusõpilaseks, sellepärast, et seal nimekirjas oli Lõuna-Aafrika Vabariik. Ma olin alati huvitatud Aafrikast ja Aafrika kultuurist, olin huvitatud trummidest ja kui ma lugesin seda nimekirja pärast infotundi, mind ikka veel ei huvitanud, aga ma nägin seal Lõuna-Aafrika Vabariik, siis ma teadsin, et ma tahan minna. Ma mõtlesin, et mul pole raha, mul pole ressursse, aga ma tahan minna. Ja siis ma läksin koju, vaatasin emale otsa, ütlesin, Ema, ma lähen Lõuna-Aafrikasse aastaks ajaks ja siis mu ema hakkas naerma, ütles, et hea, mine. Et ta ei uskunud seda algul üldse, ta ütles, et see on mingi jama jutt ja las ta natukene saab üle sellest, aga ma ei saanud sellest üle. Siis ma rääkisin veel, et ma tahan minna, siis lõpuks ma tõin talle lepingu, millele ta pidi alla kirjutama, sest seal oli vaja kohe algusest peale lepinguid ja asju. Ja lõpuks, kui ta pani sinna allkirja, siis ta sai aru, et ma tegelikult mõtlen seda tõsiselt, mida ma räägin, et ma tahan minna Lõuna-Aafrikaga. On Sandra, sorry, et meil läksime. Ma käisin Prantsuskeelses Belgias. Ja ma käisin USA-s. Et vahetusõpilaseks saab ikka noor, kes on 15–18 aastat vana. Ja põhimõtteliselt lihtsalt netist tuleb täita taotlusankeet, kuhu sa lisad siis need esimesed riigid, kuhu sa tahad minna. Rahelikult valik. Ja siis teid kutsutakse valimispäevale. Et tegelikult see pole üldse nii hull, kui see paistab, et valimispäeva teeme meie. Inimesed nagu meie vabatahtlikud. Et me ei võta inimesi ette, ütled, et sa saad, sa ei saa, sa saad, sa ei saa. Et seal on lihtsalt mingi mängitakse mänge, süüakse hästi palju. Siis mingi intervjuud, mingi väga vabva õhkond, et lihtsalt aru saada, et kas sa oled valmis aastaks ajaks ära minema. Ja kuhu saab ÜRFO-ga minna? Neid riike on hästi palju. Et enamus riigid Euroopas, välja arvatud Inglismaa, Itaalia ja Hispaania, sest et neil ei ole vabatahtlikkusel põhjalt ÜRFO-t. Ja siis väljaspool Euroopat on Aasia riigid, Lõuna-Ameerika, Põhja-Ameerika ja Aafrika kõik sellised. Et siis põhimõtteliselt, kui valimispäev on läbi, te olete saanud jah vastuse, siis ongi juba lepingu sõlmimine, teil on see kindel riik teada, kuhu te tahate minna. Ja siis ongi hakkate ootamist õige kuupäeva. Enne seda on eelorientatsioon, et see on selline 4-5 päevane laager, kuhu kõik need välja minevad vahetusõpilased tulevad kokku. Ja siis te saate kõik need vajalikud teadmised, et mis teid ees ootab, kuidas probleemidega tegeleda. Et sealt saate esimesed sõbrad vahetusõpilaste riikist. Siis muidugi me oleme palju avatumad ja enesekindlamad. Ma oleks heal arvanud, et ma siin kuskil nii paljude inimeste eest suudan rääkida. Või et enne oli probleem isegi hambaarstile helistamiseks, et emme teise ära, et nii õudne. Aga nüüd see on kindlasti iseseisvus. Selles mõttes, et nüüd me nagu teame, meil on maailmapilt on palju avaram. Me teame, kuidas tegelikult teisel maailmaga asjad töötavad. Ja mina muutusin veel patriootlikumaks. Et enne oli ka Eesti oli tore teha, aga siis kui ikka välismaal ära käid ja näed, et ei, seal ei ole igal pool internetti ja et seal ei ole laulu ja tantsupidu ja et tasuta transporti ka ei ole ainult Tallinnas. Ja et siukesed pisiasjad, mingi ID-kaardiga saab valimas käia või mingi siukesed asju ei ole, siis hakkad hindama, et kui Eesti on ikka nii arenenud ja et ei ole siin midagi nii hull. Mida peab tegema üldse selle jaoks, et kuskile nagu minna vahetusõpilaseks? Väga palju midagi tegema ei pea, saata taotlusavaldus ÜRFO-sse siis, et kõik see informatsioon on iseenesest ÜRFO.ee kodulehel ka olemas. Aga et ei olegi nagu väga, et 15–18 aastane noor ja tahad minna, siis saada avaldus ära. Aga milline oli teie kõige õudsam kogemus? Mul oli pimesoolopp, et ma jäin seal haigeks, hakkas õnneks mul kindlustus kattis kõik kinni ja mul oli väga toetav vahetuspere, et kõik oli korras. Kuidas te nagu sisse elasite seal? Mina võin seda öelda, et minu kogemus oli see, et esimesed 2 nädalat olid väga rasked. Ma nutsin ennast põhimõtteliselt iga õhtu magama. Aga et mul oligi hästi toetav perekond nii Eestis kui ka siis USAs. Et ma sain sellest üle ja mul nagu aastas hiljem enam ei tulnud iseenesest mingit koduigatsusega midagi. Kuidas teie saite üle koduigatsusest? Mul oli kõige õudsam aeg ikkagi jõulude ajal, sest see on kõik pere on ümber Eestis ikkagi ja seal oli see teistsugune traditsioon, aga see kõik läheb üle, see harjud ära ja ma ei tea, kõik on korras. Aeg parandab kõik haavad.
Minu nimi on Linnar Viik, ma olen Eesti Infotehnoloogia kolledžis õppejõud ning ma räägin natukene digitaalsest tulevikust. Tulevik on digitaalne, kostub väga ägeks, digitaalne tulevik. Arvutid on rohkem, arvutid on võimsamad, arvutid on pisemad, nad on igal pool meie ümber. Igal pool on internet. Tegemist on siis digiajastu infotunniga, mida HITSA innovatsioonikeskus nüüd teeb eelmisest aastast alates ja tänaseks päevaks on läbitud juba 50 kooli, et ma nüüd täpselt järjekorras ei tea, mis Rakvere reaalgümnaasium on. Aga meie eesmärk, miks me käime koolides, miks me käime koha peal, on see, et me ikkagi tahame õpetajatele jagada seda teavet, mida ja kuidas on võimalik digiajastus tehnoloogiat kasutada ja õppetööd muuta innovaatilisemaks ja atraktiivsemaks. Ja kindlasti on hästi oluline meie jaoks see, et me saaksime õpetajatelt otse kuulda, et mis on need murekohad ja mis on need probleemid, et milles osas me saaksime kuidagi neid aidata, et mis puudutab just digitaliseerimist ja digiajastut ja tehnoloogia kasutamist. Ja see tänase infotunni raames praktiliselt näitasime me tegelikult Rakvere reaalgümnaasiumi õpetajatele, mismoodi töötab üks selline põnev õppekeskkond nimega Moodle, mis on siis üks üsna suur ja võimekas interneti tarkvara, mille kaudu õpetajad saavad tegelikult õpilastele jagada oma õppematerjale, natukene seal teha erinevaid õppetegevusi, ehk näiteks teha foorumit. Ja tegelikult näitasimegi õpetajatele, kuidas sellise asja tegelikult koolis kasutusele võtta. Jagasime nippe natukene, tegime nalja, uurisime, mismoodi ka näiteks vistutada videot, ehk siis tuua YouTube'ist video ja panna see enda õppematerjali sisse niimoodi, et õppematerjalid ja koolis olevad sellised toredad igasugused tekstid ja asjad oleks põnevamad ja huvitavamad tegelikult. Suhteliselt väike seltskond oli, et selles mõttes ma arvan, kindlasti oli mugavam teha, et me oleme suuremate seltskondades, et kus ootab 30 ja enam õpetajat, et siis on seda tähelepanu vajadus suurem, et siis on vahest meil natuke keerukam, aga täna ma arvan, et see on hästi. Jaa, kindlasti, et see õpetajate soojuse selline julge pealakkumine tegelikult oli väga toredat ja see, kuidas teie õpetajad üksteist toetasid, oli hästi positiivne näha.
Sa nägid, mis kaart sulle tuli eile? Ma ei tea, kes see Kertu on küldse. Sina kirjutasid mulle selle luuletuse või? Mis nüüd saab siis? Müüride hull Kertu on kaduma läinud. Ja keegi ütles, et ta nägi teda sinu Villuga. Kas ta sundis sind seksima? Saada mul on vähe sellest! Häbistab, et mu tütar on mõõlekas, vä? Mis sa nüüd ootadki seda Villut või? Kullakene, ta ei tule tagasi. Kertu, ma ütlesin külas, et sa praegu posti laiali ei vea. Ma arvan, et on parem, kui sa mõnda aega oma nägu seal ei näita. Kertu, mida sa teed? Minu tütar! Kertu! Pika maantee lõppu jääb väike maja.